üsna uue halli näol on tegemist ja kaamera on siin rõdupoolsel küljel ehk et siia poole on kogunenud ka, ütleks, et treeningkohtumise kohta päris palju pealtvaatajaid ja ta tugevuselt 4. liigatasemel mängis, aga nagu näha, siis nüüd on tagasi Viimsis. Ja siit tuleb päris hea nurgalöök ka, aga kuidas see pall nüüd väravasse ei lähe. Moussa Sambe laenule Kalevisse ja Sambe vaatab selle olukorra ära. Siin Kalevil võimalus ja ongi värav 36. minutil, kas Martin Tomberg. Täpne löök alla nurka ja Tomberg on juba siin hooajalsetes treeningmängudes näidanud, et väravatähistused on varakult selgeks õpitud. Ja no super löök tõepoolest. Ei olnud väga lahel mingisugust varianti seda altnurgast ära tuua. Täpne löök posti kõrvale ja siib teist. Vasaku ääre kaudu nüüd proovitakse mingisugune võimalus tekitada, aga siin kõige paremini teineteist mängijad ei mõistnud, jääb pall ikkagi Kalevile. Kaugelt selline löögi moodi asi ja peabki Lahe sekkuma. Pall lahtine ja nüüd siis aga siin on Viimsil võimalus tekkimas ja pääseb ka Mägi löögile, aga Ilves tõuseb. Paremale äärel on Sakarias ka. Sööt karistusala joone juurde, sealt jätk Ilvesele ebatäpne. Aga üsna sirgjooneliselt ja edukalt siiamaani on Kalev mänginud. Veel võimalus, kas Tomberg saab teise? Ei, Ilves praegu palliga läheb löögile ja sealt rikošetist napilt mööda. Kõrelt pall karistusalasse hästi ja siit tuleb päris hea võimalus Grimmil. Viimsi paremalt järelt ründamas. Raidoja hästi nüüd sööt liigub Viimsil, löögi koht on ka, kaugelt tuleb löök ja tuleb värav. Tuleb Tiigi värav 55. minutil ja Johannes Theodor Kollist paneb Viimsi publiku rõkkama, keda on siin palju ja tegelikult teisel poolel siin pole veel 10 minutitki mängitud, aga see surve, mis Viimsil siin oli, kõrge press, kõik need jutud, need kandsid vilja. Ilus löök, mõnes mõttes isegi sarnane värav, mille lõi Kalev esimesel poolajal. Aga Viimsi tulemas. Kollistil ühen kaugelt juba täna virutanud, seekord ei lähe ise löögile, otsustab sööta kõrvale. No, siit on variante küll, kuhu lüüa ja lööb ja otse väravasse 79. minutil Markus Vaherna. Ei läinud kuhugi nurka lööma, lihtsalt tugev löök üsna värava keskele ja pall võrgus. Viimsi on teisel poolel 0-1 kaotusseisu pööranud 2-1 eduks ja Markus Vaherna. Et mõlemad võistkonnad siin taliturniiril B-tasandil on ja mängivad siis premium. Vaatame selle olukorra ära siit, kas Viimsi saab penalti. Viimsi saab veel penalti ja kollane kaart ka veel siia 88. minutil. Kalevil põhjustas Arti Allik selle penalti. Ja vaatame, kuidas see siit alguse sai. Ja 88. minutil Markus Vaherna seda penaltit on löömas. Ühe värava Vaherna selles mängus on juba löönud karistuslöögist. Seekord paneb penalti kindlalt ära ja 3-1. Vaherna viis Viimsi seda treeningmängu juhtima ja nüüd on tõenäoliselt ka otsustatud mängu saatus. Viimsi 2 minutiga, vähem kui 2 minutiga seda eduseisu enam käest ei anna. 90 minutit on täis. Tohver esimesel poolel lasi sellest üle mängida, kui 45 oli mängitud, teisel poolel enam mitte ja vilistab selle taliturniiri kohtumise lõppenuks. Esimese poolaja Tallinna Kalev võitis 1-0, teise poolaja võitis Viimsi 3-0 ja lõppseis siis Viimsi kasuks 3-1.